2010ndate alguses ma väga fännasin Murakamit, Elisa ka fännas on ju. Ja ma enam vist ei viitsiks neid lugeda. Ma lugesin just hiljuti tema seda uut novellikogu, millest ilmub arvustus Sirbis, kus ma ütlesin, et see on nii tüütu raamat. On lühikokkuvõte sellest arvustusest. Et selles on, Murakamil on hetki, aga mingi need hetked korduvalt nii tugevalt, et lihtsalt tüütab ära. Aga samas nagu 20-ndates me mõlemad ju arvasime, et yes. No see ta stiil või see tema maailm avas mingid uued uksed, et ta oli nagu realismi ja müstika selline segu, mida ma polnud varem lugenud. Et see oli selline uus asi minu jaoks ja siis ma Aga on sul midagi, mis praegu on püsima jäänud nagu selline lugemiselamus? Lugemiselamus. Pean mõtlema natuke. Sest ma mäletan väga selgelt, kui ma lugesin esimest korda Ene Mihkelsoni luulet ja see kuidagi see tekkis see hetk, et ma ei olnud mitte kunagi midagi sellist lugenud. Ma ei saa lõpuni aru, mida ta alati ütleb, mis on okei, ja kuidagi see, et sa hakkad seda muukima ja tal on täpselt see kontsentreeritud sõna seal luuletustes sees, mis pani mida ahetama nagu iga 2 lehe tagant. Ja siiamaani ma võtan mingi kogu, isegi mida ma olen lugenud, kuigi luulet ei saa ära lugeda. Et võtad selle kogu uuesti ette ja jälle mõtled, et kuidas kirjutas ikka. Tõesti super. Vist kaasaegsetest on mul Patti Smithiga samasugune mingisugune elamus, et ta alati tabab uuesti see, et nii saab ka kirjutada. Et see, et sa ütled midagi väga lihtsalt oma päeva kohta, aga Patti Smith ütleb seda nii, et sa viitsid seda lugeda. Et ma arvan, et ma ise ei oska nii, aga iga kord ma loen teda, siis ma panen tähele, et ma hakkan imiteerima tema kirjutamisviisi, kui ma kirjutan enda mingid märkmeid. Et kuidagi see muutub, see nagu heas mõttes muudab minu viisi. Ma loen praegu elu esimest Murakami raamatut. Ma loodan mitte seda novellikogu. See on küll üks novellikogu. Ma ei mäleta nüüd praegu, mis selle pealkiri on, aga selle ühe loo järgi, kus üks näitleja valkab selle naisauto ju, selle järgi on tehtud see film, mida ma nägin. Väga hea film. Jah. See on Mehed ilma naisteta. Ja, täpselt. Ja ma loen elus esimest korda inglise keeles ilukirjandust. Mul on terve elu olnud kuidagi siuke, ma ei ütle, et mingi põhimõte, aga ma lihtsalt olen kogu aeg valinud ainult eesti keeles lugeda. Väga haruldane, ma arvan. Vist on tõesti, jah. Et ma ei tea, ma ei ole nagu tohutult sellele mõelnud, aga ma olen nii suur eesti keele fänn, et ma vist kuidagi lihtsalt olen kuidagi, ma ei tea. Eesti Esu.